Tere õhtust, vaatame, vist töötab see. Video töötab, kontrollime kõik ära. Enne häält ei olnud, nüüd vist hääl on. Nii, vaatame, kus me siis eile jäime. Jäime siia. Vaatan, et kirjutasin kuskile või ei kirjutanud välja seda kutsutuslauset, mis me nüüd saime. Kohe võtan siit selle chati lahti. Et nüüd ma sain eestikeelse selle chati ka või selle eestikeelse tõlke sellest. Äkki läheb vaja lugemise, kes teab. Nii, abivahend esita nõudmine. Sina oled ainus jõuallikas, mis suudab sind lõksus hoida. Sul on käepärast kõik vastused, millega teha kindlaks, et sa ei võiks iialgi seda suuremaks kui praegu, võiks saada suuremaks kui praegu. Selle olukorra muutmine nõuab midagi enamat kui valikut. Pead olema valmis esitama nõudmise. Ma jõudsin oma elus teatud punkti, kus ütlesin, teate mis? Sellest lihtsalt ei piisa. Kui siin elus midagi muud ei olegi, teen mina siit minekut. Ma pole nõus enam niimoodi edasi elama. Esitasin nõudmise, et mu ellu tuleks midagi suuremat või muidu teen ma eluga lõpparve. Kolm nädalat pärast selle nõudmise esitamist hakkas mu elu märkimisväärselt muutuma. Nõudmise esitamise aeg tuleb tavaliselt siis, kui sul on vastused otsa saanud ning sisuliselt tähendab see. Praegune olukord mulle ei sobi. Mind ei huvita, mida vaja läheb, mind ei huvita, kuidas see välja näeb ja mind ei huvita, kui peaksin elu kaotama. Mind ei huvita, kes mind vihkab, mind ei huvita, mis juhtub. See olukord peab muutuma. Pead mõtlemisega nii kaugele minema, sest soovimisest, palumisest ja lootmisest lihtsalt ei piisa. Kui soovid oleksid hobused, sõidaksid kõik kerjused ratsa. Pead esitama selle nõudmise iseendale, mitte kellelegi teisele. Võiksid oodata seni, kuni oma elu vihkama hakkad või kohe praegu selle nõudmise esitada. Ma loon endale sellise elu, mida pole kellelgi teisel. Mind ei huvita, mida selleks vaja läheb. Mind ei huvita, mida ma tegema pean, keda ma põrutama pean, kelleks saama pean. Tulgu, mis tuleb, aga mina saan endale teistsuguse reaalsuse ja teistsuguse elu. No nii, 14. peadik juba. Kas mul on poole peal või? Peaaegu, vist päriselt ei ole veel. Ei ole veel päris. Teistsuguse suhte valimine. Kontekstuaalne reaalsus. Kui sa elad kontekstuaalsest reaalsusest lähtudes, püüad alati hinnata kõigi oma valikute võimalikku tulu. Sa muudkui mõõdad ja arvutad, et selgeks teha, kuhu sobituda, kuidas ja kas üldse sobida. Oled võtnud endale kinnisideeks välja selgitada, kuidas see oleks võimalik, mis tahes olukorras võita või kaotada, kui palju energiat see nõuab, kohe kõvasti. Pead kõike ja kõiki pidevalt arvustama. Kas ma sobin siia? Kas ma ei sobi? Kas ma saan mingit kasu? Kas ma ei saa kasu? Kas ma võidan? Kas ma kaotan? Kuidas saaksin ma kaotust vältida? Kõik seisneb võrdlemises, kõrvutamises ja arvustamises. Kus selles küll vabadus peitub? Teine ütleb, raske on edasi kõndida, kui su pea on nii sügavale persse surutud, et vajad klaasist kõhtu nägemaks, kuhu sa astud. Mina oskasin seda hästi teha ja minu jaoks oli huvitav vaadelda Keerit, kes teadis, et ei sobi siia reaalsusesse
Ta tundis oma elus palju suuremat kergust, sest oli valmis endale teadvustama, et ei sobinud siia maailma. Keeri ei püüdnud end painutada, kokku suruda, klammerdada ja moonutada ning selle nägemine pani mind mõistma. Hästi, ma olen teinud oma elu enda jaoks palju raskemaks kui vaja. Kas ka sina teed oma elu palju raskemaks kui vaja? Kas tahaksid loobuda oma elus takistuste ületamisest, tõestamaks, et sa oled võimas olend? Kui sa püüad kuhugi sobida, pead sa end lausa olematusse painutama, kokku suruma, klammerdama ja moonutama. Aga häda on selles, et humanoidina ei ole sa iial suutnud tõeliselt kuhugi sobida. Oled tõenäoliselt püüdnud meeleheitlikult kuhugi sobituda juba kotšiljon korda, aga ükskõik, mida sa ka ei teeks, ükskõik, kui palju sa ei klammerduks, kokku suruks ja moonutaks, ükskõik, kui palju sa ei üritaks teiste moodi olla, ei ole sa ikkagi selline nagu teised. Ega ju? Humanoidid võivad ikkagi elada kontekstilisest reaalsusest lähtudes ja paljud humanoidid keelduvadki sellest loobumast, sest arvavad, et saavad lõpuks õigele lainele. Nõnda nad endal jalad alt löövadki. Nad usuvad, et saavad õigele lainele ning näevad selle tõestamiseks kõvasti vaeva. Nad mõtlevad muudkui, kui ma vaid õigele lainele saan, siis ma võidangi, hakkan kasu saama, sobin teiste sekka, ega ole enam luuser. Meie eesmärgiks on juhtida sind eemale sellisest mõtlemisest, kuidas teiste sekka sobida, kuidas kasu saada, kuidas võita või vältida kaotust ning viia sind sellisesse mõtteviisi, kus võid ise päriselt valikuid teha. Pole mingit valikuvõimalust neis asjades, mida sa teed sobimise, kasu saamise, võitmise või kaotamise vältimise nimel. On üksnes arvustamine ja arvustamine on alati nael sinu kirstus. Mitte kontekstuaalne reaalsus. Enamik inimesi ajavad äri sellisest vaatenurgast lähtudes, mida mina selle eest saan, kuidas ma võidan, kuidas ma kaotust väldin, kuidas ma sellest kasu lõigata saan, kuhu sobin ma kõigi asjade lõikes, et saaksin alati võita. Sama suhtumine on inimestel ka seoses suhetega. Kontekstivälises reaalsuses seisneb kõik elu korraldamises lähtudes võimalustest, valikutest, küsimustest ja panustest, mida võid ise teha ja teistelt vastu võtta. Meie kogetud suurepärastes suhetes on olemas kõik need elemendid. Sellised inimesed küsivad, mida on võimalik teha, missugused valikud meil täna on, mida sa teha sooviksid, kas soovid teha seda või midagi muud, kuidas ma saan panustada sinu elu paremaks muutmisesse. Pole ühtegi mina tahan mõtet. Need suhted seisnevad alati panustamises nii terviku kui ka üksikisiku edu nimel. See on väga erinev lähenemine, millest suhte puhul lähtuda. Kui sa võtad oma suhte allikaks kontekstilise reaalsuse, seisneb kõik alati selles. Kas ma võidan, kas ma kaotan, kas ma sobin, kas ma saan kasu? Need pole tegelikult mingid küsimused, need tähendavad üksnes arvustamist. Kui keegi lähtub seksimisel kontekstilisest reaalsusest, siis pole neil muud valikut, kui üritada sind kontrollida, omada ja endale hoida. Nad arvavad, et jäävad sinust ilma, kui sa ära lähed. Kui lähtud seksimisel konteksti välisest reaalsusest, ütled sa, tänan, see oli lõbus. Mida on veel võimalik teha? Küsimus ja valik. Kas tahaksid seda korrata? Võib-olla. Mitte kontekstuaalne suhe algab sellega, kui lähtud alati küsimusest, mitte kunagi järeldusest. Kas seda on võimalik teha kellegagi, kes elab
kontekstilises reaalsuses? Ei ole. Peaksid muidu temaga samuti kontekstilisse suhtesse astuma, kui just tema sinult midagi muud ei palu. Kui sa teed valiku luua mittekontekstuaalne suhe, siis esitad alustuseks need küsimused, mis on selle inimesega koos võimalik. Mis on minu jaoks selle inimesega võimalik? See nõuab sinult keerutamata ausust enda vastu, sest pead küsima, mida ma suhtelt tegelikult soovin. Kas sa ei peaks mitte tegelikult endale saama seda, mida sooviksid, ükskõik, mis selleks ka poleks? Mis siis, kui polekski midagi halba, ükskõik mille soovimises? Isegi kui mõnele teisele näib see hullumeelne, siis keda huvitab? See on sinu elu, mitte teiste oma. Sa ei muutu õnnelikuks sellises suhtes, mis vastab kellegi teise soovidele. Miks peaksid sa püüdma sobitada end teiste soovitavasse suhtesse, selle asemel, et endale selgeks teha, mida sina suhtelt soovid, et võiksid seda ka luua? Mõned inimesed astuvad suhtesse vaid seepärast, et tahavad kedagi, kes neid vastu tahaks ja kes neid ilusaks peaks. Ja ongi kõik. Sellel pole midagi halba, kui sa sellist suhet tahadki, aga pead seda endale esmalt teadvustama, et ei kutsuks oma ellu kedagi sellist, kes tahab midagi täiesti erinevat. Mu esimene naine tahtis alati, et kõik teda endale ihkaksid. See oli ainus asi, mida ta suhtelt otsis. Kohe, kui keegi oli valmis teda endale ihkama, kadus tema huvi selle inimese vastu. Meie suhe sai tegelikult läbi samal päeval, kui otsustasin, et teda ihkan. Lisaks meeldis talle väga abielluda. Talle ei meeldinud abielus olla, vaid lihtsalt abielluda. Pulmakleit ja pidu olid tema jaoks abielu parimad osad. Seega abiellus ta lausa 5 korda. Mina olin ta 3. abikaasa. Ma abiellusin temaga, sest ta oli lapse ootel ja ma tundsin endal kohustust mitte lasta oma pojal sündida väljaspool abielu. Ma püüdsin oma naisele pakkuda ideaalset elu, samas kui tema püüdis minu elu põrguks teha. Ta tahtis minu lahkumist, et võiks mind siis igatsema jääda. Ma olin moralist ja romantik, kuigi olen nüüdseks sellisest mõtlemisest loobunud, sest mõistsin, et pikas perspektiivis pole sellest tegelikult kasu. Ma ei vihka oma endiseid abikaasasid, ma armastan neid, aga ei suuda lihtsalt nendega koos elada. Vahel armastad sa neid inimesi, kellega koos elada ei suuda. Kellegi mahajätmiseks ei ole tingimata vajalik neid vihata. Sa ei pea inimesi vihkama selleks, et neist lahkuda. Pead tunnistama, et mõne inimesega lihtsalt ei saa koos elada, ükskõik kui palju sa neid ka ei armastaks. Kas sa armastad oma vanemaid, aga ei suudaks nendega mingi hinna eest koos elada? Mingil hetkel ütlevad kõik, ma pean leidma endale oma kodu ja oma elu. Seda ma kõige rohkem näengi. Inimesed lahutavad iseendast, et kellegi teisega kokku jääda, selle asemel, et taibata. See ei toimi, mida küll teisiti teha saaksin. Ma ei taha, et inimesed lahutaksid kooselu põhjusel, et nad üksteist vihkavad. Ma olen näinud, kuidas see vastumeelsus käivitab nende lapsed, nende sissetuleku ja kõik muu. Nad elavad lähtudes valest ja vihkavad oma kaaslast. Kas piiritu olend suudab üldse kedagi vihata? Ei. Mis pagana pärast üritad sa siis sundida end oma kaaslast vihkama? See pole vajalik. Pead lihtsalt tunnistama, et kellegi armastamine ei tähenda tingimata, et peaksid nendega koos elama. Kui tahad luua kontekstivälist suhet, esita esmalt need küsimused. Mis on selle inimesega koos võimalik? Mida ma suhtelt soovin? Kas see inimene suudab mu ellu panustada?
võimalustega mängimine. Kui me teinega räägime kontekstilisest ja kontekstivälisest reaalsusest, siis ütleme, et mittekontekstuaalne reaalsus tähendab suuremaid võimalusi. Kui inimesed seda kuulevad, ütlevad nad vahel. Ma pean siis oma elust kontekstilise reaalsuse kõrvaldama. See on vale. Üks olemine ja teadlikkus tähendavad kõige kaasamist ilma arvustamiseta. Seega võib üheaegselt eksisteerida nii kontekstuaalne kui ka mittekontekstuaalne reaalsus ning sina võid mängida mis tahes väljakul, kuid sa pead end sellele mängimisele ka pühendama. Sa pead end sellele mängimisele pühendama. Meil on tavaks uskuda, et kui me valetunde kõrvaldame, saabki kõik imeväel korda. See aga ei toimi, sest sa kulutad kogu oma elu selle valetunde otsimisele, et selgeks teha, kuidas lõpuks kõike õigesti teha. Aga mida leiad sa siis, kui keskendud ainult valetundele? Mis sa rohkem valetunnet? Valiku puudumise valik. Kui keegi ütleb sulle, et sul pole mingi asjaga seoses muud valikut, siis sunnid sa endale ise valikuvõimaluse peale. Kui ütled endale, et sul pole valikut, siis polegi sul absoluutselt mingit valikut. Kui keegi ütleb sulle näiteks, et sul pole muud valikut kui abielluda, vastad sa tõenäoliselt, ära tule mulle ütlema, et ma pean abielluma. See mõtlemine viib su endaga pidevasse konflikti, sest ühest küljest tahaksid sa väga abielluda, aga teisest küljest on sulle öeldud, et sa ei või valida abielust loobumist. Tõestamaks vastupidist inimesele, kes ütles, et sul pole valikuvõimalust, pead sa oma tegevusplaani jätkama, abielust loobuma, samal ajal eeldades, et sul pole muud võimalust kui abielluda. Püüad ühtlasi tõestada, et tegelikult sa seda ei taha, sest sulle öeldi, et sa ei saa seda valikut mitte teha. Kas pole mitte tore ja loogiline? Nüüd võid sa vaevata säilitada oma 10% võimekuse. Just nii me kõik oma 10% maailma püsti hoiamegi. Kui palju konfliktseid universumeid ja paradigmasid ja reaalsusi oled sa omaks võtnud, et püsida selle 10% piires ja mitte iialgi saavutada ülejäänud 990%. Kas võiksid selle kõik hävitada ja Godzillion korda olematuks teha? Ja õige, vale, hea ja halb, pot ja pokk, kõik 100. Lühidalt, poisikesed, povadid, alused, loomingud ja veel. Oli nii vist see kustutuslause. Sina küsid, kuidas ma seda küll muudan? Lihtsalt muuda. Aga kuidas ma selle valin? No lihtsalt valid. Aga mida selleks vaja läheb? Selleks läheb vaja valimist. Aga kuidas ma seda teen? Valikuga. Kuni sa pole valmis oma maailma tõelist valikut lubama, ei saa valiku kergus sinu jaoks ilmneda. See on üks asjadest, mis võib tunduda nagu peaga vastu seina peksmine. Aga kui sa sellest aru saad, muudab see kõik. Piiritu valik tuleb nüüd. Mõtlen kella 22, jõuab lugeda küll. Suuväsid, issand, nüüd jääb see plinn jääb siia peale, ma pean selle kinni panema. Muidu jääb see Facebooki, see jääb ka siia video peale.
Nii, valiku puudumise valik. Kui keegi ütleb sulle, et sul pole valikut, ma lugesin seda. Piiritu valik oli. Piiritu valik. Enamik meist ei tea, mida enda jaoks millegi valimine tähendab. Me küll püüame valida, aga ei tea, kuidas seda teha. Kuidas teame, et midagi enda jaoks valime? Kui sageli me oma valikut küsimuse alla seame? Kas ma tegin vea? Kas ma tegin õige valiku? See on arvustamine, mitte teadlikkus ega valik. Suurem osa oma elust oleme teinud valikuid kellegi teise jaoks, aga arvanud, et see oli meie jaoks. Kui sa teed valiku enda jaoks, ei ole see kuidagi seotud kellegi teisega ega kellegi teise vaatenurgaga. See seisneb lihtsalt küsimuses, kas ma sooviksin sellise valiku teha. Pole tähtis, kas keegi teine sinu valiku heaks kiidab, sind targaks peab, sinu valikut märkab või sind selle eest tunnustab. Valik tähendab, ma teen selle valiku ilma mingi põhjuse või tagamõtteta. Kord töötasin ma ühes antikvariaadis, kus tõstsin omanike jaoks mööblit ümber. Nad olid mu tööga nii rahul, et lubasid mul tähtajatult kinni panna mis tahes eseme nende poes, et võiksin selle ühel päeval järelmaksuga ära osta. Ja ma ütlesin, oh saa, ma võin siit valida mida tahes. Ühtäkki ei hoolinud ma enam ühestki asjast seal poes, mida vaid hetk tagasi tõeliselt olin tahtnud ja ilusaks pidanud. Mõistsin, et minu vaatenurk oli selline, et kui ma midagi endale lubada ei saa, siis oli see järelikult väärt omamist ja ma tahtsin seda saada. Kui paljud meist valivad endale suhteid samamoodi. Me valime selle, mida endale lubada ei saa, sest see peab järelikult olema väärtuslik. Teadvusta endale kõiki neid kordi, kui sa ütled, ma valisin selle, sest sel hetkel ütled sa midagi, et õigustada mingit oma tegu, mis tähendab, et sa ei teinud valikut enda huvides. Kohe, kui sa püüad midagi õigustada või põhjendada, oled sa teinud valiku selleks, et keegi teine selle heaks kiidaks. See pole päris valik. Kui sa teed valiku sellest lähtuvalt, siis keda arvustad sa kõige rohkem valiku õigsuse või ekslikkuse pärast? Iseennast. Sa lahutasid iseendast mingi osa tõestamaks, et tegid õige valiku. Kontekstilises reaalsuses püüad sa saavutada ideaalset teadlikkust, et võiksid langetada ainult õigeid valikuid. See aga pole võimalik, sest valikud loovad teadlikkust, mitte vastupidi. Kontekstivälises reaalsuses võid sa langetada valiku ja hetke pärast öelda, hästi, ma olen nüüd sellest üle saanud. Mis valikud mul nüüd on? Valik kehtib ainult 10 sekundit, nii et võid alati teha jälle uue valiku. Kontekstivälises reaalsuses võid sa pärast valiku langetamist öelda. Teate mis, see ei läinud päris nii, nagu lootsin. Olgu, vahet pole. Uus valik ja järjest uus valik. Meil on kombeks soovida sõrmuste isanda tüüpi valikut. Me tahame ühte ainsat valikut, mis oleks kõigist teistest võimsam. Mis aga pole mingi valik, see tähendab vastuse või järelduse otsimist, et meil pole vaja teha enam ühtegi teist valikut. Vastuste otsimine on sama hea, kui lähtuda ideest, et pikendusjuhtme pesadesse õigete pistikute torkamine ja lüliti vajutamine paneb su elu särama ja toimima nii, nagu sina seda tahaksid. Seda aga ei juhtu, sest sa ei luba universumil oma ellu panustada. Universum on külluslik koht, mis tahab sulle kogu aeg kinke teha,
aga sina lükkad need tagasi, sest need ei mahu sinu pikendusjuhtme pesadesse. Nii, 27, see on pool, see peaks olema 10 minutit aega. No selle lehe ma jõuan ära lugeda. Emb-kumb universum. Teadlikkus on nagu Rootsi laul, kus võid kõike proovida. Emb-kumb universum on selline, kus võid valida ainult kas ühte või teist asja. Lõpeta emb-kumb universumi külastamine. Jälgi kõike toimuvat ja ütle, selge, ma sain aru, mida ma nüüd tahaksin oma ellu lisada, et rohkem rõõmu saada. Kas arvad, et oled piiratud olend, kes pole võimeline korraga tegema 25 asja? Meil on kombeks elus lähtuda sellest, nagu meil oleks valida kas ühe või teise asja vahel. Me lähtume mõtteviisist, nagu meie valikud oleksid piiratud. Tegelikult aga pole olemas piiratud valikuid. Ütleme näiteks, et nõustud minema kohtingule, aga olukord muutub ja sa otsustaksid pigem mitte minna. Sa ei taha otse ära öelda kartuses, et sind uuesti kohtingule ei kutsuta, aga võid öelda näiteks, mul on kahju, aga see aeg mulle ei sobi. Mis on veel võimalik? Sa muudad ise valeks oma otsuse valida kohtingu asemel midagi muud. Selle asemel, et küsida, mida saaksin teha selleks, et asi toimima panna. Võib küll jääda mulje, et tegu on emb-kumb valikuga, aga kui sa lähtud kontekstivälisest reaalsusest, võid alati leida ka teistsuguseid võimalusi. Mittekontekstuaalne reaalsus on see, kui küsid, mis võimalused mul siin on, millised on mu valikud, millised küsimusi ma esitada saan, millist panust võin ma omalt poolt anda ja millist vastu võtta. Isegi kui oled kokku leppinud kohtumise kellegagi, kes tahab, et kindlaks ajaks kohale jõuad, võid sa öelda, mul on kahju, et mind selleks ajaks saadaval pole. Ma küll tahaksin tulla, aga mind pole sel hetkel käepärast. Kas võiksime seda teha mingil muul ajal? Esita üha uusi küsimusi ja sinu ellu tulevad ka uued võimalused. Mis see on? Mida ma sellega teha saan? Kas ma saan seda muuta? Kuidas ma seda muuta saan? Need 4 küsimust võimaldavad harjutada kogu ängistuse piiratud valikute kohta ning lõpetada emb-kumb universumi eksisteerimise. Need on väga head küsimused. Ma kirjutan kohe ülesse, sest kui tulevad mingid asjad, siis on hea paberi peal väljas, muidu hakkasid raamatust otsima. Nii, ja selle koha pealt ma siis jätan nüüd katki. Ja järgmine kord, issand, nüüd on siis järgmine kord on, ma ei teagi, ma tahtsin täna hommikul ka ette lugeda, aga kuidagi asjad ja aeg ja kõik asjad kuidagi läksid niimoodi, et ma tahtsin olla hoopis endaga. Aga ma ei oskagi öelda, et millal ma järgmine kord nüüd loen, äkki siis reede hommikul. Vaatame, kuidas see aeg ja kõik asi paika looksub. Aga ilusat õhtut!